Mida isaks saamine mehega teeb? Nii et need, kes veel ei tea, saavad nüüd teada. Mida isaks saamine mehega teeb? Andres Sild, palun, jutu järg on sinul. Lugupeetud daamid ja härrad. Eelmine ettekanne oli nii positiivne ja meeldiv, et ma veel naeratan natukene ja siis hakkan rääkima oma juttu. Õnneks on minu ettekande aega jäänud täpselt 4 minutit plaani järgi. Selleks muidugi võiks teiega teha väikse kokkuleppe, et kas sobib, et ma siiski umbes 15, võib-olla 20 minutit võtaksin teie kallist aega. Ühele sobib. Tundub, et teistele ka. Et ma ei tahaks aega kuritarvitada, püüan siis fokusseerida ja iga sellise pildi peal selle olulise ära öelda. Üks asi minu kui arsti südametunnistusel veel tahtsin selgitada, võib-olla selleks kõrvast mööda, võib-olla kõik on väga teadlikud, et doktor Punab rääkis olulist teemat ehk PSA teemat. Võib-olla jäi selgusetuks, et mis imelik loom see on ja mis sellega teha, et PSA siis kui see ettekanne keskendus üsna palju PSA määramisele ja et see on nüüd selline väga hea profülaktiline uuring, mis aitab tõeliselt siis elulemust parandada ja kasvajaravi õigel ajal alustada. See on siis prostata spetsiifiline antigeen, mida veres määratakse, mida võib perearst määrata verest. Ehk et lihtne analüüs vereanalüüsist võttes prostata spetsiifiline antigeen ja selle tiitri tõusu siis määratakse, et selle alusel saab siis aru, kas on vaja edasisi uuringuid. Aga ma loodan, et see natukene aitas selgitada midagi, aitas mõnele selgitada. Millest mina tahan rääkida? Põhiliselt ma tegelen koolitamise ja nõustamisega, arstitööga vähem. See, millest ja mille alusel ma siin täna räägin, on siis pärit minu nõustamistööst, sellest, et ka mina siis lähengi siit otse isade kooli, mis on siis perekooli üks osa Pelgu linna sünnitusmajas. Sellest paar sõna, et mis ma seal teen. Võib-olla oma nõustamistööst ja siis teraapiatööst ma väga palju ei räägi, et sellistest süngimatest asjadest mulle meeldib küll rohkem rääkida, aga täna peaks keskenduma positiivsematele tulemustele. Ja kolmas selline nurgakivi minu ettekandes ja ka minu igapäevatöös on siis paarisuhte koolitus. Ja sellel koolitusel on ka Eestisse toodud eraldi üksus, mis on mõeldud isadele. Nii et nii palju kui aega on, ma siis natukene räägin nendest. Panin ka sellised naiivsed küsimused siia, et kui me räägime, et mida isaks saamine, siis võiks mehele teha, siis esimene võimalik variant, et võib-olla ta ei muutugi. Pean ütlema, et olen küll näinud selliseid inimesi, kes ei muutu küll, aga kui ümbruskond muutub, ehk et kui lapsed sünnivad ja peresituatsioon muutub, siis tavaliselt toob see kaasa suhteliselt ebameeldivaid tagajärgi. Vähemalt mõnedele asjaosalistele ehk pereliikmetele. Paremal juhul midagi muutub paremaks ja mis see paremaks on, see on siis see kvalitatiivne küsimus ehk kolmas küsimus. Ja nendest võib igaüks siin selle jutu ajal, mis ma räägin, mõelda. Millest räägitakse isade koolis? Sellest samast, et kuidas isaks kasvamine käib või mis see siis tähendab, keegi ei sünni isana, sünnitakse poiste ja tüdrukutena, kuidas see isa roll tekib, sellest tahan natukene rääkida, nii nagu ma ka isade koolis. Ehk et isade kool on selline koht, kus on 1,5 tundi aega, kohal käib kord kuus umbes 10–15 inimest, iga kord on nad erinevad. Ja enamik nendest on esimest korda isaks saavad, kohe lähikuudel isaks saavad mehed. Naisi sinna ei lasta, need naisterahvast, kes täna siin on, saavad veidi piiluda siis isade kooli telgitaustesse. Teema isa ja imik.
mis muutub seksuaalsuhtes vahetult peale sünnitust ja lapse esimese eluaasta jooksul, eriti oluline teema, kui seksuaalsuhe ei taastu, väga sage probleemide allikas ja mis siis sellega teha ja kuidas siis see elu edasi läheb. Sageli olen näinud inimesi, jällegi sageli minu töös tähendab, et minu juurde tullakse murede ja probleemidega. Olen näinud inimesi, kellel on teine, kolmas laps ja need lapsed on üsna väikeste vahedega ja sageli ka elavad siis samas toas, kus vanemad ja normaalset intiimsuhet ei olegi taastunud aastate jooksul. Ja siis tullakse ja küsitakse, et meil on ju kõik hästi, me oleme väga head ema ja isa ja toimime hästi perena, et kas nii võib ka elada. Et seda mehe-naise suhet nagu väga ei ole, aga kas nii võib ka elada. Natuke räägin sellest järgmise pildi peal. Ja siis paari suhtest ka. See on siis see isade kooli teemade ring. Ja üks selline selgitav pilt, mida ma räägin ka isade koolis ja mida ma siin soovin teile lühidalt rääkida, kes on pereterapeudid või pereteraapia ideedega kursis, siis see on väga tuttav ja võib-olla üks baasilisemaid pilte, pereelu arenguetapid. Ehk et esimene faas on noore pere faas, kui lapsi veel ei ole. Tinglikult jagatakse siis seda energiat ja aega, mis läheb paarisuhtele ja mingi aeg jääb üle siis endale, muudele tegemistele. Selle kohta on väga hea ja pikem loeng selle pildi ja ideoloogia ma olen siis põhiliselt võtnud pereterapeut Kiira Järvelt. Kui te tahate tema e-loengut vaadata, siis sinamina.ee kodulehel on e-loengud. Nautige seda hiljem, kestab umbes 3 tundi, kui ma ei eksi. Ehk et see, mis siis on tänane teema ja mis on ka isade kooli teema, mis siis juhtub, kui enne veel, et vahel on need proportsioonid erinevad, et vahel jääb väga palju aega endale ja paarisuhtele ei pühenduta aega või on see visiitsuhe, et tänapäeval on erinevad suhtevariandid või teistmoodi, et elatakse koos, magatakse koos, töötatakse koos ja niisugust isiklikku ajaruumi jääb suhteliselt vähe. Aga need on ju vabad valikud ja tavaliselt on inimesed mingi tasakaalu saavutanud, siis mis loodetavasti mõlemat rahuldab. Tänapäeval ikkagi tavaliselt planeeritakse pere ja siis ühel hetkel, kui laps sünnib, lööb see selle pildi üsna sassi. Tekib uus roll, vanemlik roll, jah. Ja naise jaoks tavaliselt ikkagi traditsioonilises rollis on see, et ta jääb koju väikse lapsega. Tänapäeval isad ka võtavad isapuhkust, võtab vanemapuhkust üha rohkem, aga traditsioonilisel juhul ikkagi sõltub nüüd isast, kui palju ta hakkab oma vaba aega või ka tööaja arvelt siis pühendama aega perele. Ja tundub, et väga need isad, keda mina isade koolis näen, on väga entusiastlikud ja hiljem ma mõnda ka näen, kui tekivad mõned küsimused, siis nad on väga pühendunud ja tõesti muudavad oma igapäeva elu harjumusi suures ulatuses. Nii et ma olen üsna optimistlik tänapäeva isade arengute suhtes, et nad on tõesti toredad. Üks variant on ka see, et see vanemlik roll, nagu ma rääkisin, täidab kogu aja ja ei jäägi aega ei siis endale ega ka paarisuhtele, mis võib ka hiljem tuua kaasa muid probleeme. Nüüd, enne kui ma räägin sellest järgmisest faasist, kus võib-olla rohkem ja rohkem hakkab jääma siis jällegi paarisuhtele ja endale aega, kui lapsed suuremaks kasvavad, siis oluline rolli muutus on just see esimese ja teise faasi ülemineku koht. Ja see on pildi peal kõik väga ilus ja tore ja päris elus üks keerulisemaid kohtasi üldse. Me teame, et tänapäeval on suhteliselt üle poolte ametlikest abieludest lahutatakse, jah, on vist nii. Kui me vanasti rääkisime sellest, et kuskil siin 4. faasis, kus lapsed on juba, kui see ring saab täis, et lapsed on juba suureks kasvanud, siis inimesed ei leia motivatsiooni taas paarina jätkata. Ehk et see lahkumineku risk võib-olla
10-20 aastat tagasi oli võib-olla selles viimases faasis, kui lapsed kodust läksid, siis tänapäeval on üsna sage, vähemalt ma ei oska statistikat öelda, aga mida ma näen oma praktikas, lahku minnakse väga sageli just nimelt siis selles kohas, kus lapsed on väga väikesed, raseduse ajal kohe peale sünnitust, laste esimese-teise eluaasta jooksul. Ja selle tõttu ma arvan, nii see isade kool kui ka paarisuhte tugevdamise programmid on väga olulised. Et teadlik elamine on tänapäeval ka isadele üha tähtsam ja teadlikkus ja arusaamine, mis siis teha, tullakse ja küsitakse nõu, arutatakse, kuidas neid asju paremaks saaks ja kuidas neid ennetada saaks. Nii et siin on ka erinevad võimalused, võivad proportsioonid paigast minna, võib-olla ainult vanemlik roll, kolmandast faasist räägin, ja ainult siis jääb endale aega ja paarisuhe jääb unarusse, sellest ma eelnevalt lühidalt rääkisin. Parimal juhul on siin teatud tasakaal ja kooliealiste lastega see võiks näha nii-öelda skeemina niimoodi välja. Teismelised, siin võiks olla see vanemliku rolli osakaal veelgi väiksem, et tõenäoliselt seda last väga palju seal kodus ei ole näha ka, aga siis kui tal on häda käes, siis peaksid vanemad ikkagi kodus olema ja kohal olema, ehk kodu peaks olema turvaline koht, kui seal ei ole turvalisust. Vanemad on Soomes tööl, siis tavaliselt hakkavad ka lastega toimuma igasugused probleemid. Ja jällegi, et kas võib tekkida olukord, kus paarisuhe siis on juba ära kadunud või kannatab. Või vastupidi, selline sümbiootiline variant, kus vanemlik roll on ülekaalus ja teismelised ei vaja nii palju hoolt ja tähelepanu. Ehk et see võib tekitada sellist siis ülesidumist ja hiljem siis iseseisvumise raskuseid, mida ma ka tänapäeval näen. Eriti paraku lubasin küll meeste arvel mitte kriitikat teha, aga lipsab ikka sisse. Ja siis vanuses 25-35 meesterahvad, kes istuvad kodus, mängivad arvutimängu ja elavad vanemate kulul. Päris palju näen oma praktikas selliseid variante. Hästi, lubasin kiiremini teha, tõstame tempot. Lühidalt räägin, kui te vaatate minu ettekande slaidide nurgas on Moreno keskuse logo. Moreno on siis Freudi üks kaasaegne ehk üks psühholoogiliste teooriate rajajatest ja tema räägib siis sellisest humanistlik eksistentsialistlikust maailmapildist ja rolliteooriatest. Ehk et ka mulle on see üsnagi harjumuspärane rääkida rollidest. Isa roll, nagu ma ütlesin, et isa roll ei ole kaasa sündinud, siis kui sünnib laps, siis sünnib ka isa roll. Ja kaasa sündinud on meil siis nii-öelda see tuum või somaatiline, võib ka öelda siis geneetiline pärand. Siin on tänapäeval räägitakse, ülikooli psühholoogid räägivad siis isiksuse joontest, mis on kaasa sündinud, kuigi juba me räägime, et ka need on ikkagi muudetavad, vähemalt käitumised on meil õpitavad, et käitumised ei ole kaasa sündinud. Ehk et see, milline isa ma olen või milline laps mulle sünnib, on osaliselt ette määratud geneetiliselt. Usute seda või? Üks usub, väga hea. Siis kui on midagi juba kaasa antud, siis on meil sotsiaalsed rollid. Sotsiaalsed rollid, isa, laps, politseinik, õpetaja, erinevad sotsiaalsed rollid. Milline isa ma olen, milline politseinik või õpetaja ma olen, see nüüd määratakse ära nendest teistest rollikihtidest. Ja ka vastasrolli ehk näiteks milline isa ma olen, see võiks olla mõjutatud sellest, milline on lapse vajadus. Mitte see, mida ta soovib, et oleks tore isa, kes lubab palju rumalusi teha ja kummi süüa ja Coca-Colat juua ja siis arvutimänge mängida, vaid mis on selle lapse vajadused. Ja lastel on erinevad vajadused. Milline psühholoogia meil on kaasa antud? Väga erinev. Me õpime ju lapsest saadik ja tegelikult ka täiskasvanutena üsna palju imiteerimise teel. Me võime küll kuskilt õpikust lugeda, et kuidas isa peaks käituma või millised lapse võimalikud psühholoogilised mustrid on. Aga tegelikult me saame oma käitumised ja kasvatusmeetodid üsna palju pärandiks oma päritolu perest ja kuskilt võib-olla meediast õpitud mallide alusel, ehk et me imiteerime. Ja kui me seda ei teadvusta, siis tulevad ka sellised problemaatilised käitumised.
mulle meeldib see kõige pealmine kiht, eksistentsiaalne tasand, mis paneb meid siis ka väärtustama seda, mida me teeme, ehk kui ma olen isa, siis selle eksistentsiaalne väärtus on, selle ma annan ise. See ei ole kuskilt kaasa antud, et keegi ei saa mulle öelda, et sa peaksid oma elu kõige tähtsamaks rolliks võtma isa rolli. Kui ma tahan, ma võtan, kui ei taha, ei võta. Ehk et see on minu valik ja tavaliselt selliseid valikut teevad täiskasvanud inimesed. See ei ole kaasa sündinud ja noored inimesed veel mõtlevad, kelleks nad tahavad saada. Parimal juhul nad mõtlevad selle ühel hetkel välja. Halvemal juhul otsivad terve elu, täpselt ei tea, kelleks nad tahavad saada. Nii et kõik need kihid omavahel siis mõjutavad teineteist ja kujundavad välja selle, milline isa ma olen või milline laps või millist kohtlemist ma siis peaksin oma lapsele andma. Aga nagu ma veel kord tahan öelda, et sõltub ikkagi laste vajadusest, mitte see, et ma tahan olla selline isa ja teha oma lapsest sellise lapse. Pigem peaks see fookus olema vastasrollil. Nii, ma saan aru, et see on üks mu lemmikteema, millele ma ei tahaks jääda väga pikalt peatuma, sest aeg läheb ja räägiksin 2 sõna veel siis paarisuhte koolitusest, mis siis on üks võimalus tegeleda oma vanemlike rollidega, paarisuhtega, et me tegelikult tänapäeval, vähemalt minu nägemus on selline, oleme küll päris head isad ja emad, aga mehe naise roll kipub jääma tahaplaanile. Ja selleks, ma arvan, on sellised paarisuhte koolitused, mida siin Eestis juba on mitmeid väga head. Mujal maailmas aastakümneid toiminud PREP, mida me oleme siis eesti keelde tõlkinud paarisuhte rahulolu edendamise programm. See on koolitus, kuhu tulevad mehed naised koos paaridena ja töötavad paaridena. Ja lühidalt paar teemade ringi, millest siis sellises koolituses räägitakse või millega tegeletakse. Põhimõtteliselt võib öelda, et selles koolituses on selline nädalavahetuse koolitus, näiteks 2,5 päeva, nädala lõpp, reede, laupäev, pühapäev või 2 nädalavahetusel. Selline fokusseeritud kindla programmiga koolitus. Nii nagu on Gordoni perekool, kes teab, aga Gordoni perekool on suunatud lastevanemate rollile, paarisuhte koolitus on suunatud siis just nimelt mehe naise rollile. Ja sellel koolitusel on praktiline pool ja on olemas ka siis teoreetiline osa. Ja praktiline pool on põhimõtteliselt elementaarsed suhtlemisoskused, mis on väga hästi rakendatavad ka kõikides teistes valdkondades, tööalaselt, suhtlemisel inimestega igal pool. Nii, lühidalt, et oleks silmade ees, mis teemasid me PREPis käsitleme. Siin ei ole kõiki neid kirjas, aga et tekiks mingisugune aimdus. Raskused või probleemid, mis suhetes tekivad, eriti jällegi, kui on näiteks väikesed lapsed kodus, kõikidel on palju tegemist, väsinud, vanemad on väsinud, väsimise stress, eks ju. No siin on ka see viimane punkt, stressiga toimetulek. Selles olukorras kipuvad tekkima võib-olla halvasti ütlemised ja pinged. Kuidas siis nende pingetega toime tulla, kuidas neid vältida, kuidas nendest edasi minna, et mis siis teha. Ja siis selline tõesti praktiline suhtlemisoskuste harjutamine ja see ei tähenda, et see oleks nii-öelda ABC nii-öelda sõnalises osas, vaid see on tehniliselt niisugune treening. Ja me oleme kõik teoorias väga tugevad ja praktikas väga nõrgad, mina kaasa arvatud, kuigi ma olen praktikat 17 aastat teinud. Ma mõtlen siis terapeudina, eneseteraapias ja koolitajana. Aga samas tunnistan, et vajan endiselt veel seda sama ABC ülekäimist, et see toimiks paremini ja paremini. Põhiväärtuste ja pisiasjade eristamine ja seostamine on hästi oluline teema, millest siin jällegi ei jõua rääkida pikalt või üldse mitte kahjuks hetkel. Mis on paarisuhte põhialused, kas inimesed peaksid olema sõbrad? No, minu ja PREPi ideoloogide arvates loomulikult, et paarisuhe peaks eelkõige olema nii nagu sõprade vahel. Sõbralikkus peaks ikkagi olema üks põhialuseks. Siis on sellised teemad nagu andestamine, ehk et igasuguseid asju tuleb elus ette, oluline on siis see, et kuidas siit edasi minna või me jääme sinna kinni. Eraldi seksuaalsuse ja üldse füüsilise läheduse teemat, millest ma tahtsin ka lühidalt ühte näidet tuua siin.
kui te lubate, järgmise pildi peal. Ja siis sellega seotud armastuse erinevad keeled ja pühendumise teema. Et anda teile siis lühikest maitset sellest, et mis võiks olla siis selline armastuse erinevad keeled ja selline teineteisest arusaamise teema, kuidas prepis seda käsitletakse. Kasutan siin, ja prep kasutab ka Gary Chapmani armastuse 5 keelt. On keegi lugenud või kuulnud sellest midagi? Väga hea, siis ma ei... Prep isadele käsitleb veel mõningaid teemasid lisaks. Isaks olemine, see on siis eraldi välja töötatud uus prepi programm, millest ma paar sõna ütlesin. Eraldi, kuna meestel võib-olla on rohkem, see on võib-olla selline tendentslik, aga siiski rohkem vaja tegeleda sellega, kuidas oma agressiooni suunata. Viha iseenesest on ju väga hea tunne, küsimus on selles, kuidas me teda kasutame, kas millegi hävitamiseks või millegi loomiseks või millegi eest võitlemiseks või millegi vastu võitlemiseks. Erinevad suhtlemise ohumärgid, suhtlemise oskused, stressi teema, turvalisus, nii et osad teemad siin kattuvad, et võib-olla rõhuasetus isadele on teine ja siin ei ole ka mitte kõik teemad kirjas. Nii, Gary Chapmani armastuse erinevad keeled. Kes ei ole seda lugenud, soovitan soojalt. Ostsin omale hiljuti, ka sain veel raamatupoest osta uue raamatu. Prepis on see veidi keerulisem, ma ei ütleks keerulisem, aga natuke teistmoodi struktureeritud. Mõte on selles, miks ma seda siin tahan rääkida ja natukene teie aega veel kulutada. Et see on ülihea süsteem praktiliselt. Ma olen näinud mitmeid paare, kellele ma soovitan sellega tegeleda, seda uurida ja seletan seda teooriat, nad ise otsivad seda juurde ja hakkavad rääkima sellel teemal ja tõesti see aitab. Ja mismoodi? Me armastame erineval viisil. Klišee, mees tahab ainult seksi ja naine tahab ainult, rääkida. Klišee, vabandust, nii meeste kui naiste eest, aga et lühidalt puust ette ja punaseks teha, siis toome sellise näite. Ja kui naine ütleb mulle, et ta ei taha minuga seksida, et istume ja räägime parem, siis ma küsin, et aga äkki sa ei armastagi mind ära. Ehk, et kui mina ei saa seda sellisel viisil armastust, mis mina eeldan, siis ma arvan, et ta ei armastagi mind. Ehk, et kui need asjad ei ole lahti räägitud, siis tekivad konfliktid. Ja teine pool, kui ma püüan siis oma seksuaalsooviga partnerit nii-öelda üllatada või oma armastust väljendada ja tema ütleb, et sa üldse ei armasta mind, ainult seksi tahad, et istuks ja räägiks natukene, paneks küünlad ka põlema ja oleks niisama toredasti koos või et sa ei ole mulle ammu lilli toonud, siis ma ei saa aru. Ja arvan, et see on mingisugune kas omakasu või mingi muu asi või kõrvale põiklemine. Ehk, et ma pean aru saama, et igal inimesel mitte ainult, et nad räägivad erinevat keelt, vaid meie vajadused on täiesti erinevad. Need on väga nii-öelda puust ette ja punaseks toodud näited. 5 keelt tegelikult on ju murded, nüanssid. Mõni inimene väärtustab kingitust, mis on ise tehtud, et mees viitsib minna ja korjata kuskilt põllulille ja tuua need naisele. Teine mõtleb, et näed, et ta ei raatsi isegi poest paari roosi osta, et toob ainult põllulilli. Ehk, et me peame tundma oma partnerit ja tema vajadusi. Ja see on suhteliselt elementaarne jutt, paraku pean ütlema, et päriselus need elementaarsed asjad ongi need, mis ei toimi. Ja eks siis hakkabki see rahulolematus veelema. Nii et sellega tasub tegeleda. Ja kui ühe inimese see proportsioon on näiteks selline, see on nüüd sinine ja punane, sinine on tavaliselt meeste värv ja siis see helesinise mala võiks olla siis see seksivajadus ja võib-olla seal on muidugi muid vajadusi ka loomulikult, ma ei tahaks päris klišeesse minna. Ja teisel inimesel on seal, ütleme, see seksuaalvajadus küll olemas, aga mitte nii suur, küll aga võib-olla see, et teda toetatakse, teda kuulatakse tema muresid, tunnustatakse, koos veedetakse aega, siis ongi oluline tunda siis oma partneri sellist nii-öelda südant. Prepis me kasutame südame sümboolikat, ma ei hakanud siia prepi sümboolikat tooma. Kas see oli arusaadav jutt? Tänan tähelepanu eest. Meeldib oli teiega aega veeta, kahjuks küll mina rohkem rääkisin. Kõike head.